käik. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käik on eetris oma teise episoodiga ning hea meel on teatada, et selle suurepärase podcasti või eesti keeles taskuhäälingu toob siis teieni meie uusim sponsor Betsafe, kes on samal ajal mõistagi ka Ott Tänaku ametlik toetaja, nii et suured tänud Betsafe'ile. Stuudios oleme endiselt meie kahekesi, minu nimi on Raul Ojassaar ja üle laua istub siin taas kord Karl Kruda. No Karl, täna sõideti läbi lõpuks ainult 5 katset, aga draamat, igasuguseid juhtumisi, kõike muud oli ikka kuhjaga. Tere jälle ka minu poolt ja isegi tänane päev oli draamat nii täis kui sõitjatele kui ka pealtvaatajatele ja nii koha peal kui ka arvutite taga, sellepärast et põhiasi, mida inimesed panid vist oli kontroll R või alt, vahet ei ole, et kuidagi saaks kiiresti reloadida seda, et aru saada reaalselt ja näha, mis toimub, sest millegi pärast on pealtvaatajad vist tulnud juurde, et WRC enda programmid hakkavad ka maha jooksma. Sellegi poolest oleme meie siin info kätte saanud ja eilsest õhtust siis alustades siis tegelikult läksid ka meie ennustused suhteliselt täppi, et tegelikult meie mees oligi esimene 9 sekundiga, ta juhtis seda rallit vastu siis laupäevast hommikut, aga laupäevane hommik, just nagu sa mainisid, oligi niivõrd teistmoodi, et esimene katse kohe jäi ära, inimesed olid teinud oma otsused just sellele katsele toetudes ja päris paljud nagu sellega natukene ka hävisid, mille pealt hakkaski jooksma pilt juba natukene laiali, aga 2 meest on endiselt on nagu vahet jälle, mida sa teed, ikka nad on seal eespoolna. Jah, no eile õhtu oli ka 2 pimedat katset, Ott Tänak seal sõitis väga hästi, täna siis natuke läks kehvemini 7. kohaga siis selle rallipäeva lõpetas, aga võtame võib-olla selle tänase päeva siis nii-öelda ajalises järjekorras ette. Kõigepealt seesama mainisid, katse jäi ära, mitu meeskonda olid teinud oma valikud just selle eeldusega, et see katse toimub, see oli selline lumisem, jäisem katse, kus olid neid naastrehve oli ikka kõvasti vaja. No see oli ikka pöördepunkt, et see katse lõpuks ära jäi. No jah, ta oli kindlasti pöördepunkt ja tegelikult oli nagu kahju. Pealtvaatajate rollis just kui sul on lumine katse Monte Carlos, siis see just hakkabki nagu vahesi välja tooma ja need rehvi erinevused, et kahju, et nii nagu läks, aga pealtvaatajate turvalisus on kõige olulisem ja selles mõttes tegi ka rallikorraldaja nagu õigesti, et ta ei läinud riskima millegiga, mida ta ei suutnud hallata, sellepärast et sealt mäest alla tulles ma sain aru, et olid pikad avatud põllud ja kus oli üle 5000 inimese lihtsalt nagu põldude peal, et kui seal midagi oleks nagu halvasti juhtunud, siis oleks võinud nagu hoopis vähe mustem päev olla. Õnneks on kõik hästi, mõned meeskonnabossid olid natukene pahased ja närvised, arvasid, et oleks võinud 2 järgmist katset tühistada, mis oleks ka pealtvaatajatele, ehk siis meil on veel ebamugavam, sest no siis ma oleks ise kodus maru närvis olnud. Aga sellegi poolest seal olid Newville, Mikkelsen ja Lööb, kes läksid vähemate arvudega naelrehvidega peale ja eks näed, kui päeva lõpust vaadata ka, et kes siis kõige kiiremini tänases sõitsid, olidki tegelikult Ogier, Newville ja Mikkelsen, kes on nagu enamus päevas sõitnud vähema arve naelrehvidega. Et ju siis tuli välja, et see lumi ei mänginud see aasta nii suurt rolli, kui mängis Slick. Ja Slicki on see, et nad valisid need nii-öelda Slick-rehvid tõid ka neile mingit edu. Hetkel nad 2 juhivad ja Mikkelsen on ka tõusnud 3. Just nii, no Sebastian Lööbi rehvi valik kohe hommikul enne isegi, kui see oli teada, et see katse ära jäetakse, põhjustas juba sellist, mitte poleemikat, aga sellist ärevust. Tema oligi süüdi äkki. Jah, et ma mõtlesin ka, et äkki Lööbil seal tuttavad andsid signaal, et kuule, et siin on väga palju inimesi, et see no way, et see katse nagu toimub, et pane Slickid alla. Rauli täpsustuseks siis, et Lööb oli mees, kes läks 2 naela, 2 supersofti ja 2 softiga, et tal ei olnud mitte ühtegi nii-öelda täpselt sama setti, et teised läksid 3-3 ja 3-1-2, et siin tänases päevast näed kõik erinevaid variante ja tegelikult ka Lööb päeva teises pooles tegi ka väga julge liigutuse, aga ta on ka mitu korda võitnud seda rallit, ta on ka 9 korda maailmameister, eks ta on ja eelmine aasta, kui ta võitis oma võidu just Kataluuniast, oli ta rehvi valikuga see, millega ta selle võidu võttis. Et selles mõttes vahepeal tuleb riskida ja hetkel kahjuks on see, et nagu ta ise ütles täna päeva lõpus, et vist enam võidu peale ei mängi, millest on natukene kurb, aga ta on veel mängus ja ta veel mängib.
just nii, no võtame natuke seda Tommy Mäkineni karmi kriitikat ka, natuke juba ka siin mokatsast mainisid, pärast seda, kui see katse siis ära jäeti, Tommy Mäkinen, Toyota tiimi boss, oli väga vihane seal korraldajate ja FIA peale ja kõige muu peale, et rääkis seal, et kogu meie rehvi strateegia oli üles ehitatud tänasele esimesele kiiruskatsele, me oleks seal võitnud kõiki minutiga, mis siis, et mõnel teisel autol olid ka täpselt samad rehvid, eks ju, või sama valik on ju. Aga kaotasime hiljem hoopis pool minutit, Otilt võeti ära liidri koht ja kui me selle jama pärast kaotame hooaja lõpus meistritiitli, siis kes vastutab? No see oli siuke Tommy Mäkinen oma heas emotsionaalses mahlakas kastmes, et väga võib-olla ei mõelnud läbi seda sõnavõttu, aga noh, tore on näha ikka, et selliseid mehi nagu on ka tipptasemel, kes julgevad öelda seda, mis need mõtlevad. Aga see näitabki tegelikult, et selles asjas on nii palju pinget peal. Vahet ei ole, kas sa oled roolis, kas sa istud kõrval või sa juhid seda kollektiivi selles service pargis, kõik nad tahavad võita ja kõik nad teevad seda võidu nimel, et tegelikult need taktikad on päris olulised, et ja kõige lihtsam seda on Montest võib-olla näha, et kui reaalselt minnakse nagu hea, et 4 erinevat refisorti võetud, mis oleks tegelikult võimalik olnud, aga ikka nagu mõni läheb 3 erineva refiga välja, et ta ei tea ise ka veel, mis ta alla paneb. Ja võib-olla teistpidi on see taktika, et ega refid on ka piiratud arvudes, et sa pead ka ralli lõpu kuidagi üle elama. Ja võib-olla see, me ei tea seda taktikat lõpuni välja, meil ei ole kogu seda informatsiooni, mis neil on, aga jumal tänatud, et nad on emotsionaalsed. No just, seal tegelikult Mäkinen nõudis, et seal see päeva esimese poole teine ja kolmas katse oleks ka ära jäetud, aga see ei oleks ka ju kellegi jaoks nagu tore olnud, et seal tõesti ilmselt sellist head varianti tegelikult kokkuvõttes ei olnudki, et nagu see FIA rallidirektor Yves Maton ka ütles, et see ongi ralli, et sul vahel läheb lihtsalt niimoodi, et sul veab, vahel läheb nii, et sul üldse ei vea, et seekord lihtsalt läks nii, et ei vedanud. Seda ütles Kott meil täna, et täna lihtsalt ei olnud meinupäev. Just. Ei läinud nii, nagu minema pidi. Aga ei ole hullu, 2 päeva on veel minna. Just, meie jaoks kahtlemata täna kõige murdelisem intsident oli siis 7. katse Ott Tänaku rehvi purunemine. Nägime selle videos, tundus, et lihtsalt lõikas kuidagi sealt õnnetult selle teeserva pihta ja see betoon või asfalt või mis seal oli, lihtsalt purustas selle rehvi või kuidas sulle tundus? Täitsa, tegelikult on see, et kui sinu ees olevad autod on läinud nendesse lõikamistesse, et siis sa pead neid jälgima, sellepärast et muidu sul lähevad välimised rattad nagu kibu või klibu peale, mis võib tekitada järgmise nagu mure. Eks see on millimeetrite mäng, vahepeal nagu sõna otseses mõttes millimeetrite mäng. Et ei tea, mis seal oli, ei näe seda, ei näinud ka seda pildist, oli kuulda mingit pauku, aga see on ka teistes vahepeal lõikamistes, et lõpuni ei tea ja nagu Ott ka päeva lõpus ise ütles, et ta tegelikult ei teadnud ise ka. Ta ei saanud nagu aru, et võib-olla siis autos sees ei olnudki tunda, et lihtsalt oli väga raske lõikamine just rehvide jaoks ja võib-olla mingi kivi lõikas valet pidi, et seda on ka eelnevatel aastatel tulnud ka teistel meestel. Aga ei ole hullu. Siin on pikk maa veel minna, kõike võib juhtuda. Aga eks sama oli ka Lappil täna. Lappi riivas ka midagi, ta ise ütles ka, et ta ei tea, aga midagi kõva. Lappil on nagu pidevalt see, et see lause on tal nagu katse lõpus suhteliselt tihti, et ma ei tea, millele ma otsa sõitsin, et midagi seal oli. No aga tegelikult sa istud ju all puuride vahel, kus sa näed? Kaardilõgu ütleb, kuhu sa minema pead, võib-olla tema süüdi hoopis. No just. See rehvi purunemine, seal 2 minutit läks kaotsi Tänakul umbkaudu, võib-olla suts vähem. Kui vaadata nüüd neid päeva kogu aegu, siis tegelikult kui eile oli kõige kiirem, siis täna ikkagi ta ka puhtalt sõiduga ju kaotas seal üle 40 sekundi Neville'ile ja Ožeele, et üks asi oli see muidugi, et see esimene katse ära jäi, aga tegelikult ka päeva teises poolest ta ei suutnud ju puhta sõidukiirusega, ütleme, nende tippudega konkureerida. Tal võib-olla midagi jäi. Eks tegelikult me tõesti palju on siin rehvide vahel ka ja kui sa auto alla paned neid, sa pead valima need mingitesse nurkadesse, et seal on ühte kurvi keerab paremini, teises kurvis libiseb rohkem ja sa kunagi nagu ei tea, aga võib-olla kui sa neid just rehvi valikuid vaatad nii hommikul kui õhtul, siis Newvil sõitis enamus aega naeltega ja tegelikult Newvil
isegi ta pani ühel katsel, valis vale tee otsa, ta ütles, et ta ei mahtunud naeltega nii kiiresti sinna ära, võttis mingi exiti, kaotas sinna ikkagi 15 sekundit ja ta võitis selle päeva Ogieri ees 3 sekundiga või 3,2 sekundiga. Kui see 15 sekundit sinna veel juurde lisada, mis ta sinna ümberpöörde või mahapöördesse nagu ära magas, mis tegelikult päris mahapööre ei olnud, see vist 5. pealt. Siuke harutee põhimõtteliselt, kus ta läks sellist valele. Ja veits mäest alla. Et siis tegelikult oli Newville ikkagi vaieldamatult kõige kiirem, et ja siin ütles Tommy Mäkinen ka seda, et olgugi, et Montet võita, sa pead paar korda oskama seda kaotada, sellepärast et siis ta alles õpetab, kuidas teda korralikult võita. Ja noh, eks tundub, et me hakkame ka oma õppetunde kätte saama, aga homme päev on üle mingi nii-öelda suusakuurorti, mis on ka lumine, eelmine aasta seal juhtus väga-väga palju. Et kunagi ei või ette teada, mis siin võib juhtuda. See ralli on pikk, Monte ei andesta väga palju ja tegelikult on nii paljudel ka juba juhtunud, et lisaks sellele, et läks Lappil täna ref, juhtus ka Tiidemandil, sõitis vist kuskile pihta ja tal läks õõts alt puruks. Tema pidi kahjuks katkestama, et ta tahtis nii palju saada kilomeetrit kui võimalik, et Rootsis siis oleks tal hea feeling selle autoga. Miigil läks tegelikult 3 velge Toyotadel mõistes. Et sama auto, samad värgid, et Miik ütles mingi katse lõpus, et selle peale, et mis siis teha annaks, ja no mis siin ikka teha annaks, tugevat velge on vaja. You never know. Kõike näeb, kõike juhtub, sellepärast ongi see ralli nii põnev. No, kui sa ütlesid ka Miigil, eks ju, juhtus mitu korda, Tänakul juhtus Toyotadel just need rehvid ja väljad purunesid, et kas seal saab üldse mingisugune, ütleme, korrelatsioon olla, et just Toyotade rattad siin nüüd lähevad katki või on see lihtsalt juhuslik, et oleks võinud ka juhtuda samamoodi Neville'il, Ogiel, ükskõik kellel? Äkki on uus väljatootja, ei tea. Ei ole õrna aimugi. Me saame ainult siin spekuleerida, meil ei ole mingi kindlat informatsiooni, me lihtsalt ainult spekuleerime, mis on, kus on. Midagi Miik ütles katse lõpus, midagi jäi mulle kõrvu kõlama. Ju siis tuleb vaadata otsa asjale, et võib-olla on tõesti tugevanud velgi vaja, et teistel ei läinud nii palju. Et nagu näha oli, et Lappi sõitis ratta kõhu alla, aga ref oli terve, velg ka. No Vill, sa ütlesid ka, oli täna ikkagi selgelt ju kõige kiirem, seal andis natuke aega ära, kas ta nüüd on sinu silmis soosik number 1 ka rallivõidule? Newville on juba mitu aastat järjest on soosik number 1, aga tal on alati ebaõnnenud. Ma isegi olen tema poolt, sest ta tegelikult väärib seda, et ta on 2 aastat järjest seda juhtinud, kus tal on siis läinud, kus ta on sõitnud ka ratta alt ära hästi õrnalt vastu silda puudutades ja no, võib-olla natukene kuumavereline siis seal juhul nagu olnud. Hetkel ta on turvalisi valikuid teinud, et ta turvaliselt tuleb. Ja tegelikult ta sõidab hästi. Ja kui me oleme ka, kui hindad ka neid ajalooliselt, et kuidas just hooaega vaatad, siis Newville on väga tugev hooaja alguses ja kuskilt Soome rallis ta kukub ära. Et see, ja mis see taktikas, mida ta muudab, et ta peab muutma ainult aasta lõppu. Aasta algust ta paneb täpselt sama reiga. Nii et ma arvan, et ta on üks aasta esimeses pooles on ta üks suurimaid favoriite ja Ogierile praegu kindlasti kõva pähkel ja usu mind, Ogier püüab seda väga kõvasti, sest nagu just Citroeni autodisainist on näha, et sellel aastal neil on peale 19, et Citroen sai see aasta 100-aastaseks ja lisaks Citroenil on 99 rallivõitu, MM-i rallivõitu, nii et siin Montes kodus võtta number 100 ja 19 puhul, mis on siis 100 aastat Citroenile, liita need 2 kokku, oleks ideaalne. Nojah, see numbrimäng on tõesti päris äge. Mõtleme edasi, vaatame edasi selle homse poole, ütlesid ka üle suusakuurati see trass nii-öelda läheb. Lund peaks olema palju suhteliselt, eriti võrreldes tänasega, kus ju väga põhimõtteliselt ei olnudki. Natuke ikka oli, aga mitte väga palju. Eeldades, et nüüd need rajad on lumised, siis mida see stardijärjekord tähendada võib, et homme minnakse ju teistpidise järjekorraga, et on parem minna ees, on parem minna taga?
Eks mida tagantpoolt sa tuled, seda keerulisem alati on, sellepärast et esimesed tõmbavad hästi palju muda tee peale ja muru ja siin kellegi kommentaar oli ka täna super hea kuulata, et siin on jääd, muda, lund, asfaltid, kuiv asfaltid, märga asfaltid, niisket asfaltid ja isegi mõnes kohas muru ja heina. Mis teema sellega on? et see tõesti näitab, et natukene ka sõitjate enda taktika on see, et mida eespool sa minna saad asfalti peal, seda rohkem sa saad natukene ka teistele nurkadest peale kaevata nagu muda ja jama, mida ei ole nende nii-öelda jääcrew'd või nagu ice node crew'd nagu öelnud, ehk siis eessõitjad, et nemad ei näe seda, kus võiks midagi peale tulla või midagi peale lõigata. Et sõitjad ise saavad seda tekitada, eks nad ise endale tekitavad ka neid mõnusaid draamasi, aga just selle pealt, et natukene teiste elu ebamugavamaks teha. Just nii, no homme idee poolest lühike päev, selles mõttes, et ainult 4 katset on kavas, aga pikkust on neil korralikult 2 katset, siis sõidetakse mõlemad 2 korda läbi, esimene siis 29,8 kilomeetrit, teine 16,8 kilomeetrit, et võistluskilomeetreid on lõpuks sisuliselt sama palju kui täna, natukene vähem, täna oli siis 1 katse jäeti ära, oli lõpuks 105 kilomeetrit, homme siis 93 kilomeetrit. Üks Eesti rallina. Et jah, selline mõnus tegelikult mõnus päev, et väga palju katseid ei ole, aga kindlasti juhtub palju, olgem ausad. Kindlasti, eelmine aasta juhtus väga palju, nii et ma ootan kindlasti põnevusega seda. No Ott Tänaku kaotus 2 minutit, kokkuvõttes 2 minutit ja mis ta siin kokkuvõttes oli täpselt, vaatame üle 2 minutit ja 34,9 sekundit Ožeele. No seda kindlasti nüüd puhtalt sõiduga tagasi ei võta, aga näed sa, et Tänak siin nüüd, mis kohale ta võiks veel konkureerida, ütleme, eeldusel, et ta suudab ülejäänud ralli nagu probleemideta läbida? Poodium, ikka poodium. Nagu ütles Lööb, et tal on kahju, et tal on minut 25 esimeste vendadena, aga need on nagu tõesti, nad on kõik nagu samas tempos. Ott, Lööb ja nad olid nagu selles tempos, mis olid nagu kõik teised, või need olid natukene paremas tempos kui teised. Et kui Ott jätkab ilusti, siis mina näen küll poodiumit. Ma ei kahtleks selles. Meestel on võimekust, nad on kiired, nad on elujõulised, vitaalsed. Me üldse ei näe selles muret ja ma saadan neile õnne ja edu siit Eestimaalt, et ma olen jumala eest, ikka tahaks poodiumit näha. No muidugi saadame edu. Täna, kes soovib enda ralli jälgimist siis veel põnevamaks teha, siis umbes kella 9 on siis Betsafe'is üleval ka järgmised koefitsiendid, mille peale siis saab panustada seal Tänaku katsevõitude, Tänaku rallivõidu, teiste meeste rallivõidu ja kõige muu peale, et homse rallipäeva alguseni siis need saadaval on ja Betsafe'i spordiennustuse lehelt rubriigist Ott Tänak need kenasti üles leiab, need ei ole seal üldse raske see leidmine, ise ka proovisin, leidsin suhteliselt lihtsa vaevaga üles, et hoidke täna õhtust kuni siis laupäevase rallipäeva alguseni kindlasti Betsafe'i koefidel silm peal, sest huvitavaid koefe ja väärtusi panustamiseks jagub küll. Ja mida põnevaks ralli ise läheb, seda põnevam kindlasti panustada on ka. Aga meie siin eelmine kord, eile lubasime välja, et teeme sellise Q&A. Jah, Q&A küsimused siis, mida lugejad saavad Karlile esitada ja neid Raulile ka muidugi. Ja minule ka muidugi, kui kellelgi peaks olema minule mõni küsimus. Aga neid küsimusi tuli ja mõned siit valisime välja ka. Küsitakse sellist asja, et mis saab siis, kui kaardilugeja peaks sõidu ajal tihedas seal nootide või nende legendi lugemise ajal peaks tulema ajavastus peale. Kas sellist asja on ette juhtunud kunagi sinu karjääris näiteks, mis siis saab? Mina ei ole näinud sükest asja, ma ei ole kuulnud sükest asja, ma ei ole isegi tundnud sükse asja peale, aga ma arvan, et see on puhtalt sellepärast, et kui sa stardid katsed, sul on rihmad kinni, sa oled selle metallkäraka küljes kinni suhteliselt tugevalt, sa oled fokusseerunud sellele, mis ootab sind ees ja teine vend on tegelikult fokusseerub sellest, mis ootab selle kurvi ees, mida sina näed, et tema teab juba sellest ettepoole ka, et mõlemad on ikkagi nii fokusseerunud, et seal ei ole tuhinet ja seal ei tule tunnet peale ka, et tahaks aevastada. Või siis võib-olla on keegi aevastanud ka, ma ei ole kuulnud ja võib-olla isegi sõitelist ei pane tähele seda.
Küsitakse veel sinu kui rallisõitja käest, on eriti hea seda uurida, et oota, mul oli üks asi veel. Nii. Aga ma olen kuulnud seda, et sõitjal on toidumürgitus ja kinnine kiiver. See oli paha. Jah, no sellest võib-olla rohkem täna ei räägi, aga tõesti küsitakse seda, kui palju siis reaalselt see lisarehv või lisarehvide kaal auto käitumist mõjutab või auto kiirust mõjutab, siis arvutasime umbes 20 kilo see üks rehv ju tegelikult on, täna ka nägime, et kõik võtsid ju 6 rehvi kaasa, 4 tükki all ja 2 tükki pagasnikus. Tegelikult ta ikka mõjutab. Kõige paremini saad aru siis, kui sul on rehvil läinud need pandlad taga pagassist katki ja siis see rehv paneb mööda pagassi ringi natukene, et see mõned sentimeetrid nihkumised, sa kurvides tunned, kuidas ta tahab siin nagu rohkem saba libisema panna. Aga tegelikult see minua kunagi, kui ma sõitsin siis, või rohkem sõitsin, siis mina arvestasin, et üks tagarehv tahapagassi oli 3 millimeetrit vedrustust, mida ma pidin kõrgemale tõstma tagant, et mul oleks auto samas bilansis, mis ta muidu on. Ja tegelikult see annab tunde ka, kui see raskus on tagumises osas, siis kõik sõitjad proovitakse keskele panna, mis on siis mass. Auto proovitakse ehitada kõik keskele poole, et see mass oleks võimalikult maas ja võimalikult keskel, et see nii-öelda center of balance oleks kõige nii-öelda nagu parem. Et kui sa paned ühe rehvi sinna taha lisaks veel, siis ta tegelikult annab tundu küll. Kiiruses on ka mingisugune rusikareegel, et mitu sekundit kilomeetri peale see asi on või see oleneb väga palju oludest lihtsalt? 0,02, 0,05. Ta ei ole nagu suur, et lihtsalt tuleb parema pedaali veits rohkem peale hoida. Ja sellega seotud küsimus on ka, et nagu täna ka nägime, et kõik võtsid kaks lisarehvi kaasa, et kui tihti või kui sagedasti neid siis katsete vahel vahetatakse, omavahel nii-öelda roteeritakse? Et... Jällegi oleneb taktikast. Vahepeal ei kasuta seda midagi. Näiteks, et kui sa lähed 4 kuiva ja 2 märeilma rehviga ja tegelikult tuleb välja, et kõik on kuiv, et siis sa neid ei võtagi tagant nagu välja. Aga tänases või Monte juhtumis siis võib olla niimoodi, et sa vahetad pärast iga katset, sa vahetad ümber ja tihtipeale tegelikult, kui sa juba ikkagi võitled millegi nimel ja siis on see, et kui sa ise või kruusa peal on seda lihtne näha, et sa pead arvestama, et kui taga kulub rehv nagu vähem, ees kulub natuke rohkem, kuna sa keerad ka rooli ja sa pidurdad ja see kogu jõud läheb esimestele ratastele, siis sa võib-olla tagumisi rehvi lased kõik aeg nii-öelda taga nagu jooksutada. Samas jällegi tagumised rehvid libisevad külje pealt rohkem, et küljeklots kulub rohkem, et siis sa vahepeal viskad eest taha. Siis sa viskad diagonaali on alati raskem visata ja üldjuhul siis sa pagassist võib-olla vahetad välja ka näiteks, kui linnakatset sõidad, et sa lähed 4 kuiva ilma rehviga, 1 märja ilma rehviga ja linnakatseks paned vasakusse ette nurka 1 märja ilma rehvi, et sa saad pidamist kiiremini, et pidurdust ja asju. Et tegelikult see on kõik taktika küsimus ja see on inseneride kaardulga ja sõitja nii-öelda välja mõelda, et kuidas siis oleks kõige parem seda teha, sest ka rehvid on limiteeritud. Mingitel rallidel sa saad rohkem kasutada tugevamat segu kui pehmemat ja mõnedel on täpselt vastupidi. Üks küsimus, mis mul veel tuli meelde, mida keegi seal otseblogis üritas uurida, oli see, et kui rehv katki läheb, eks ju, katse ajal see vahetatakse ära, nagu täna Otil oli, siis seda rehvi sa ei või kuskile tee äärde visata, sa pead selle kaasa võtma, on vist niimoodi? Kõik, mis sa service pargist välja tuled, rehvid markeeritakse, nagu isegi nagu sellised poepüstolid on, et triipkoodiga võetakse sisse, sul on 28 rehvi, mida sa võid kasutada ja sa pead tagasi tulema nende samade triipkoodidega. Et siis järgmine küsimus on see, et aga kui sul rehv läheb nii katki, et triipkood kaob ära, sul peab olema see velg ette näidata, mille ümber on see rehvi rõngas veel siis ja kui sa oled juba nii kaua rehvi peal sõitnud, et seal rõngast ka ei ole, siis on esiteks silmanägemine on natukene häiritud mõneks tunniks, sellepärast et see vibratsioon on päris meeletu. Aga sa pead tulema tagasi nende velgedega, et sul peab olema sama arv rehve sees, kui sa servisest lahkud ja tagasi tuled. Just nii. No aitäh vastuste eest igatahes, ma arvan, et paljud lugejad, kuulajad said targemaks. No aitäh, et olite meiega, kuulajatele ka. Järgmine 6. käik on siis eetris juba homme õhtul või isegi pärast lõunal, kuivõrd suhteliselt tavatult vara isegi see homne päev läbi saab. Vaatame siin, homne viimane katse saab Eesti järgi alguse juba kell 15.08, nii et isegi enne õhtut saame ehk selle saate juba eetrisse, siis kui Monte Carlos siis laupäev on sõidetud.
kuulata saate meid ikka Delfi taskust ja peagi peaksime olema saadaval ka igasugustes iTunesides ja muudes rakendustes. Uute saadete puhul natukene läheb tavaliselt aega, enne kui see nii-öelda ametlike saadete alla lisatakse. Kui teil on meile küsimusi, mida eelkõige muidugi meie spetsialistile Karlile, siis saatke need meiliaadressil 6kaik@delfi.ee või siis võite alati oma küsimuse esitada ka siis Delfi otseblogis seal kommentaarina, nii et aitäh, et kuulasite ja kohtume juba homme. Olge muhedad, bet safe! Kuues käik.